veevõtukoha rajamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord. Mis siis muutus? Kõigepealt siis muutus tuleohutuse seadus. Selle käigus muutus ka ehitusseadustiku lisa 1, lisa 2. Siis tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded tekkis ka eelpool nimetatud määrus number 10 veevõtukoha rajamise kohta ja muutus siis siseministri määrus number 17, kus kadus ära lõpust nõuded tuletõrje veevarustusele ja jäi vaid ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. Ehk siis täna alguse saab veevõtukoha nõue tuleohutuse seadusest, kus siis edasi liigub ta määruse number 10 juurde ja lisaks siis ka projekteerimiseks loodud määrus tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded. Tuleohutuse seadus siis defineerib veevõtukoha, see ei ole veeallikas, vaid torustik ehk rajatis, mille kaudu võetakse vett veeallikast ja ka kehtestab ühtlasi selle, et ehitisel peab olema veevõtukoht, välja arvatud, kui on tehniline lahendus avastamiseks ja kustutamiseks. Sellest tehnilisest lahendusest räägib päeva teises pooles siis Aleksandr. Mina sellel täna pikemalt ei peatu. Tuleohutuse seadus sätestab ka siis selle, et ehitise omanik tagab veevõtukoha olemasolu ja selle korrashoiu või tehakse seda ühiselt teiste omanikega. Samas võib ka seda tagada kohalik omavalitsus, sõltub, kuidas see kokku lepitud on ja kes millised kohustused endale võtab. Lisaks on siis ära toodud veevõtukoha nõuded, mis siis kätkevad endas nii ligipääsu, kasutatavust kui ka voolu hulka. Ja lisaks siis veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimuse ning kord, kuidas see asi välja peaks nägema. Nii, mis siis ehitusseadustikus muutus? Lisa 1 tabel, mis siis sätestab ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohaldatavuse sõltuvalt siis projekteeritava ehitise liigist. Ja tuletõrje veevõtukoht on siis liigitunud rajatiste loetellu ja juhul, kui siis tuletõrje veevõtukohta kui selle teenindamiseks rajatavat veeallikat, välja arvatud ühisveevärk ja kanalisatsioon planeeritakse, siis selle püstitamine, rajamine, paigaldamine eeldab ehitusteatise esitamist ja sellega koos siis ka ehitusprojekti esitamist. Juhul, kui hakatakse seda tuletõrje veevõtukohta ümber ehitama, tuleb samamoodi esitada ehitusteatis ja projekt. Juhul, kui seda laiendatakse, siis nõuded puuduvad. Kui asendatakse osa samaväärsega, samuti nõudeid ei esitata ja juhul, kui seda nüüd lammutama hakatakse, siis tuleb samamoodi esitada ehitusteatis ja projekt lammutamiseks. See on oluline juba sellepärast, et selle ühe tuletõrje veevõtukoha lammutamisega võib kardinaalselt piirkonnas olukord muutuda ja selline lammutusprojekt tuleks kindlasti kooskõlastada ka Päästeametiga. Siis, kui me hakkame seda kasutusele võtma, siis tuleb esitada kasutusteatis ja ehitusprojekt, mille järgi ehitati, ümberehitamisel samamoodi. Kui laiendatakse, siis informatsioon läbi ehitisregistri, siis info liigutamise vajadus puudub ja ka kasutusteatise lammutamisel ei pea esitama siis enam kasutusteatist ega projekti. Nii, mis siis paragrahv 2 meile siin räägib?
tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektis nõutavad andmed. Juhul, kui tulekustutuse tagamiseks rajatakse tuletõrje veevõtukoht, peab selleks koostatav ehitusprojekt sisaldama vähemalt järgmist. Projekteerimisel aluseks võetud nõudeid, asendiplaani, mis kajastab siis veevõtukoha katvusala, siis veevõtukoha tüüpi ning selle tehniline ja hüdrauliline lahendus, millisele veeallikale see läheb ja selle veeallika tehniline lahendus. Et veeallikas võib olla looduslik veekogu, kinnine mahuti, hydrant, ühisveevärgi trassil, mis iganes. Ja veevoolu hulk on oluline ehk kui palju liitreid me siis selle ehitise kustutamiseks võiksime vajada ja kui palju siis seda veevoolu hulka seal veevõtukohas on. Ja ka kindlasti tuletõrje veevõtukoha korrashoiu kirjeldus, välja arvatud siis ühisveevärgil asuva tuletõrje veevõtukoha korral, selle tagab veevärgi omanik, aga kui on nüüd ühiskokkuleppel või täitsa sootuks üksinda ehitatud see veevõtukoht, siis peaks olema ka kirjeldatud seal projektis, kuidas seda korras hoidma tulevikus hakatakse. Nii, siseministri määrus number 10 siis toob välja veevõtukoha tüübid. On maapealne veevõtukoht ehk siis selline veevõtukoht, mille väljund on maa peal. Selle näiteks võiks olla maapealsed hüdrandid, linnapildis te olete kindlasti näinud, punased mütsid peas. Et seal all on see tavaliselt nüüd uuematel kõikidel juhtudel juba maapealsed. Kuid on olemas siis ka veel maa-alune veevõtukoht, selle siis väljund paikneb maa-aluses kaanega kaevus. Et neid kaevusi tihti ei näe, kuna nendeni juhatavad märgid asuvad kuskil lähedus oleval kas seina või posti küljes ja pärast me näitame ka, millist need märgid on ja mis infot nad meile siis anda võiksid. Veeallikad jagunevad survestatud veeallikateks ehk kus on siis veevõtukoha kaudu võimalik ilma pumbata võtta ehitise kustutamiseks nõutud voolu hulgas vett. Ja sellised on siis ühisveevärgil asuvad tuletõrje hydrandid ehk kraani avades hakkab sealt vesi jooksma ja meie siis automootorpumbad löövad seda edasi sinna, kuhu voolikud seda juhatavad. Siis on olemas ka survestamata veeallikas, väga levinud on nendes piirkondades, kus siis ühisveevärk puudub või ei ole sealt võimalik võtta nõutavas koguses vett. Ja see on siis veeallikas, kust veevõtukoha kaudu on võimalik pumbaga võtta ehitise kustutamiseks nõutud voolu hulgas vett. Ja lisaks on ka olemas siis päästetehnikaga survestatav veevõtukoht. Seal on veevõtukoht asub siis päästetehnikaga survestataval torustikul ehk siis võetakse vett näiteks mootorpumbaga läbi kuivhydrandi ja pumbatakse pumbatakse siis edasi voolikute maa-aluste raudtorude kaudu sinna, kus siis paiknevad need hydrandid ja sisuliselt on autopump siis muutub selle surveallikaks, mis survestab hydrandid, kust on võimalik siis vesi edasi voolikutega sündmuskohale viia. Millised märgid siis välja näevad? Alguses palju segadust tekitanud märgid. Märkide tootjad ei jõudnud kohe hakata neid pakkuma, kuid tänaseks enam ei ole kuulnud, et oleks probleemi. Et kõik suuremad märgimüüjad on need omaks võtnud ja pakuvad. Roheline on siis mitte survestatud tuletõrje hydrant. Siis punane on survestatud hydrant, kus on siis kogu aeg surve sees. Ja kolmandaks on siis päästemeeskonnaga survestatav hydrant. Märkidele kantud numbritest ja tähtedest kõigest muust räägime natukese aja pärast, aga sellised märgid välja näevad.
tavainimesele mitte midagi ütlevad, kuid päästemeeskonnale väga informatiivsed ja vajalikud. Veevõtukoha allikas, edaspidi siis veeallikas, seda tuleb aastaringi siis hooldada, tagada vajalik veevoolu hulk, sobilik vee kvaliteet, juurdepääs, kõik asjad, mis on seotud selle kasutatavusega, peab olema siis kontrolli all ja tagatud ükskõik mis päeval, mis kell. Veeallikast saadav vesi ei tohi siis olla olulisel määral tahkete osadega, mille läbimõõt on üle 8 millimeetri, et sellisel juhul nad hakkavad tuletõrjepumpa ummistama, sõelasid ja kõike muud. Ja see pump võib muutuda kasulikuks, meil on tuletõrjeauto, meil on vesi, aga seda pumbata me enam ei suuda. Ja kindlasti, kui veeallikat hakatakse projekteerima, siis tuleks ka hinnata teiste tarbijate veevajadust. Ehk et me suudaksime ka tagada olmevee inimestele asulas, samal ajal kui tuletõrje siis tarbib vett kuskil linnaosas tulekahju kustutades. On isegi teada piirkondasi, kus ei ole võimalik tuletõrje vett normhulgas tagada, sest vee tarbimine on niivõrd suur ja tuletõrjevesi ei ole enam tagatud. Seal peab hakkama siis vaatama uusi lahendusi, kas siis võimsamad pumbad või torustikku hakata dimensioneerima, suuremaks planeerima. Aga see on omaette küsimus. Ja juhul, kui siis veevõtu kohta rajama soovitakse hakata, tuleb ehitusteatise esitada, seda siis ehitusseadustiku paragrahv 35 lõike 3 kohaselt. Ja kindlasti tuleb ka ehitusprojekt kooskõlastada, mis siis sisaldab ehitusseadustiku paragrahv 13 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri määruses toodud andmeid. Ja need andmed olid ennem toodud ära juba slaidi peal. Nüüd on väike erisus, kus tulekustutusvee tagamise lahendus on natukene teistmoodi lahendatud. Ehk siis automaatse tulekustutussüsteemiga, mis rakendub ja teavitab sellest hoones olijaid. Ja sellisel juhul ei tule seda veevõtu kohta rajada. Need hooned on siis üksikelamu, paariselamu, korterelamu, välja arvatud kõrghoone, kuni 10 voodikohaga hooldekodu, kuni 10 kasutajaga kogunemise hoone, kuni 10 voodikohaga majutushoone ja kuni 10 töökohaga büroohoone. Ehk need kuni 10 kohta on kõik sellised ehitised, mis on võrdsustatud siis või mida on võimalik võrdsustada esimese kasutusviisiga siseministri määruse 17 mõistes ja nendel kodusprinkleri paigaldamisel ei tule enam rajada veevõttu. Siis üldjuhul peaks see veevõtu koht paiknema ehitisest vähemalt 30 meetri kaugusel, et oleks tagatud ka päästetehnika ohutus. Kui päästetehnika hakkab paiknema lähemal kui 30 meetrit, siis kui hoone tulekahju muutub näiteks lahtiseks, kuumuskiirgus, kas siis sulatab seal kõik plastiktehnika ära, mis on auto küljes või võib ka põlema süüdata kuumuskiirguse toimel. Ja see 30 meetrit kindlasti nagu ei pruugi ka tagada seda ohutust, aga sellisel juhul päästemeeskonna juht otsustab ise, kuhu ta selle tehnika ringi siis paigutab, et ka päästetehnika säiliks. Ja veevõtukoha kaugust ehitisest siis mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid. Ehk me ei saa üle põldude, soode ja kraavide hakata vedama ja läbi tagaaedade neid voolikuliine, vaid see on mõeldud ikkagi see, et auto pealt pannakse maha toitevoolikuliin ja ühendatakse siis veevõtukohaga ja tagatakse vesi sündmuskohale. Et on tihti näidatud, et aga näe, siit linnulennul on, mis sest, et seal on 20 maja vahel, et see eeldaks siis, et päästetöötaja hakkab seal voolikambus üle aedade hüppama ja vedama oma voolikuid lahti, mis on väga ajakulukas ja arvestades seda, et iga sekund on arvel tulekahjule reageerides, siis kindlasti selline kõrvaltegevus
võtab liiga palju ressurssi kinni ja ei pruugi inimeste päästmiseks sellisel juhul jätkuda. Ja siis sätestab määruse, et veevõtukoht peab paiknema ehitise sissepääsust ja tuleohutuspaigaldiste päästemeeskonna toitesisendist kuni 200 meetri kaugusel. Ehk me räägime siis sisuliselt vahemaast 30 kuni 200 meetrit, kus peaks see veevõtukoht siis olema. Ja päästetehnikaga survestatav veevõtukoht peab paiknema ehitise sissepääsust ja tuleohutuspaigaldise päästemeeskonna toitesisendist kuni 50 meetri kaugusel. Ehk et seda autot ei saa seal mitmeks jagama hakata, et sellisel juhul on võimalik ka tagada lisahargnemised hoonesse trepikoja kaudu või redeliga ja teisest küljest toita ka siis paigaldisi. Leevendusena on siis määrusse sisse toodud see, et esimese kasutusviisiga hoone veevõtukoha kaugust ehitisest võib suurendada kuni 400 meetrini. Kui vooliku liini veevõtukohast hooneni saab vedada sirgjooneliselt ja seda leevendust ei ole võimalik kasutada siis linnades ja asulates, kus jätkuvalt jääb 200 meetri nõue kehtima. Miks ta sirgjooneliselt peab olema, et kui me mööda kõrvaltänavaid hakkame siksakitama ja seda voolikuliini maha vedama, siis see läheb väga keeruliseks, tekivad läbimurdekohad, veekogus ja surve ei pruugi enam sündmuskohal olla see, mida päästetööde juht ootaks. Hoone kustutamiseks vajalike veehulkade kogused on kardinaalselt muutunud, on viidud põlemiskoormuse põhiseks. Kui varem oli tuleohuklasside, piirpindalade ja kõiksugu muude muutujate põhjal see määramine, siis täna on väga lihtne. Ehitusprojektis tuleb esitada hoone eripõlemiskoormus nii ehk nii ja selle järgi on võimalik siis ka projekteerijal määrata, millist veekogust me tagama hakkame. Ja veevoolu hulka hakatakse määrama siis nende tuletõkke sektsioonide eripõlemiskoormuse järgi, mis on suuremad kui 200 meetrit, et kui meil on muidu pisike maja, seal on 10 ruutmeetrine ladu, kus on 1200 ruutmeetrit või 1200 megajouli põlemiskoormust ruutmeetri kohta, siis automaatselt me peaksime hakkama 20 liitrit sekundis tagama, kuigi 97% hoonest eeldaks 10 liitrit sekundis. Et on selle tõttu toodud sisse ka siis määramise kriteeriumitel see piirpindala, millest edasi tuleks hakata nagu tegelema suurema veekoguse siis määramisega. Seal määruses on lisaks veel ka kõrghoonete tabel, aga kuna kõrghooned on hästi spetsiifilised ja tänase seadusandluse kohaselt eeldab ka tuleohutusekspertide kaasamist, siis ma ei hakanud seda eraldi siin lahti seletama ja tooma. Seal on pindalade järgi määratud veevoolu hulgad. Ja kui tavahoonel peab olema tagatud siis 3 tunni jooksul kustutusvee tagamine, siis kõrghoonete puhul on ta 1 tunni peale viidud. Juhul, kui ehitis on siis kaitstud automaatse tulekustutussüsteemiga, mis rakendamisel teavitab häirekeskust või turvaettevõtte juhtimiskeskust, siis võib veevoolu hulga tagamise aega vähendada kuni 1 tunni peale. Eelnevalt sai ka eelprojekti juhendis viidatud sellele, et esimese kasutusviisiga ja sellega võrdsustatud hoonetel võib siis veeallikas olla kuni 30, mitte kuni, vaid vähemalt 30 kuupmeetrit. Varasemalt oli see 36 kuupmeetrit kinnise maa-aluse mahuti korral ja lahtise veevõtukoha korral oli ta 108 kuupmeetrit. Siis on ära toodud ka põlevmaterjalide ladustamise platsi kustutusvee tagamise nõue. Selle kohta on ka ilmunud juhendmaterjal, mis peaks olema leitav kodulehelt Päästeametil. On siis väljaspool hoonet asuval üle 200 ruutmeetrise pindalaga põlevmaterjalide alalise ladustamise alal on tagatud, siis peab olema tagatud iga ümbermõõdu
Ümbermõõdu järgi siis iga 50 meetri kohta vähemalt 10 liitrit sekundis, et oleks võimalik efektiivselt seda tulelevikut piirata ja ka võimalusel kustutada. Nüüd me jõuame uuesti tagasi veevõtukoha tähistamise juurde. Et suurem osa tähistuse muutusest ootab alles ees, kuna korrashoiule on teatud viitega rakendussätted, siis täna rajatavatel juba peab vastama sellisele kujule ja sellist informatsiooni jagama, nagu märgil on näha. Viit siis paigaldatakse kuni 20 meetri kaugusele nähtavale kohale. Üleval nurgas S-täht siis tähistab veeallika tüüpi. Antud märgi puhul on tegemist siis survestatud veeallikaga. Teisel pool on vooluhulk, mida see veeallikas on siis projekteeritud tagama. Antud juhul on ta 30 liitrit sekundis. Kui vaadata tagasi tabelisse, siis peaks olema sellisel objektil, kus on 1200 ja peale megajouli ruutmeetri kohta eripõlemiskoormust. Siis hüdrandi võtme all on 1,0, mis näitab siis seda, et vasakule kaugus 1 meeter. Ja kui me paneme ta 20 meetri kaugusele näiteks, siis peaks olema seal 20,0 ja siis vasakul pool, siis see, kes märki loeb, teab, et vasakule tuleb 20 meetrit minna, et leida see kas kaev või mis iganes seal on, veevõtu koht siis üles. Hüdrandivõtme alla on pandud väärtus 4,7, mis näitab siis kaugust ettepoole. Märki loetaksegi näoga märgi poole, mis on vasakule, siis see jääb vasakule, mis paremale kaugused need paremale. Ehk antud märgi järgi peaks siis veevõtu koht asuma 1 meeter vasakule ja 4,7 meetrit ettepoole. Järgmiseks on siis veeallika kogus, ehk selle puhul on 30 kuupmeetrit. Ja kõige allpikk koodi juppikene on siis EHR-i kood, mis seostab siis ehitisregistris selle konkreetse veevõtu koha ära. Ja kui on mingeid muresid, probleeme, siis selle järgi on võimalik tuvastada ka omanik, kellega siis asuda suhtlema, et see veevõtu koht vajab täiendavat hoolitsust või on see tühjaks tehtud ja on tarvis uuesti täita. Et siis selle järgi on võimalik tuvastada selle objekti veevõtukoha omanik. Nüüd jõuame siis katsetustele. Kui hüdrant on või veevõtukoht on valminud, siis enne kasutusele võttu tuleb siis teha katsetus. Täna me nõuame kõikide uute veevõtukohtade kasutusteatise menetluses, et see oleks katsetatud ja et oleks sealt võimalik vett hankida. Katsetamise käigus mõõdetakse siis selle veevoolu hulka ehk mis ta siis suudab meile loovutada ajahetkes. Hinnatakse üle vee kogus, kas kogus vastab nõuetele või mitte. Sõltuvalt siis veevõtukoha tüübist võib ka teha rõhutesti ehk survestatud veeallikate puhul on see täiesti aktuaalne. Siis hinnatakse ka külmumisvastaste meetmete toimimist ehk kui ta on lahtine või on ta maa-alune, kas ehituslikult on tagatud, et see ei külmu nüüd põhjani läbi ja sellest üldse kasu ei oleks. Kontrollitakse samuti veevõtu kohale juurdepääsunõudeid, andmete õigsust viidal ja selle tulemusel siis koostatakse katsetusakt, allkirjastatakse ära, esitatakse koos taotlusega siis ehitisregistrisse. Viimasel ajal on juba ehitajad hakanud täiesti vabatahtlikult esitama neid, et seda nõuet väga ei pea enam nagu läbi ehitusregistriga siis kordama. Kindlasti tasuks uurida ka selle siseministri määruse seletuskirja, mis tegelikult väga hästi ja laialdaselt avab nagu nende nõuete tagamaad ja sisud. Samuti annab ära juurdepääsuteede nõutavad parameetrid, kandevõimed, kui on vaja ümberpööramiskohta, siis kõige soodsam raadius on täna määruse seletuskirjas.
ja vähem soodne on EVS 812 osa 7. Ja intervall, mis intervalliga siis tuleks neid toiminguid läbi viia? Survestatud ja päästetehnikaga survestatavad veevõtukohad kord 3 aasta tagant. Survestamata veevõtukohad iga 2 aasta tagant. Ja katsetuse siis tagab ikkagi veevõtukoha omanik, loodetavasti tulevikus vabatahtlikult, mitte ettekirjutustega. Ja neid töid teostab siis isik, kellel on teadmised ja vahendid selle katsetuse läbiviimiseks. Ehk erinevat tüüpi veeallikad eeldavad erinevaid katseprotseduure. Need protseduurid on ära toodud sisemääruse lisas ja siis katsetulemused tuleb esitada Päästeametile ja Päästeamet siis kannab selle oma infosüsteemidesse need tulemused sisse. Nii, korrashoiuga tuleb siis tagada veevõtukoha aastaringse kasutamise võimalus, nõuetekohase tähistuse olemasolu ja vaba juurdepääs veevõtukohale. Teabevahetus. Omanik siis annab teada ja infot veevõtukoha kasutatavuse osas, kui on tekkinud mingisugune tõrge, rike, mis iganes asjaolu, mis takistab seda veevõtukohta kasutamist, siis tuleb sellest ka teada anda Päästeametile. Ja Päästeamet saab siis selle info teadmiseks võtta, teha korrektuure veevõtukohtade, sõltuvalt siis tõrke suurusest, võib-olla selle kõrvaldamine võtab pikemat aega, siis ka muudetakse Maa-ameti rakendusesse veevõtukoht nähtamatuks nii kauaks, kui ta korda saab. Ja juhul, kui Päästeamet on nüüd toimetanud seal veevõtukohal, siis Päästeamet esitab omanikule kasutatud veekoguse, et mis ta ära tarbis, et siis on võimalik hilisemalt arveldada selle taastäitmist. Ja juhul, kui Päästeamet tuvastab mõned puudused, siis samamoodi ta annab omanikule teada, et me käisime vaatamas ja leidsime sellised puudused, et palun need kõrvaldada, et oleks veevõtukoha kasutamine võimalik. Ja Päästeamet avalikustab siis veevõtukohtade asukohad ja vooluhulgad kaardirakenduse abil siis. Nüüd me jõuame sihukese põneva küsimuseni, et millal kes mida tegema peaks hakkama. Juhul, kui veevõtukoht on juba enne selle määruse jõustumist, ehk ta jõustus 1. märts 2021, kui enne seda on valmis see veevõtukoht olnud, siis tuleb Päästeametil kanda nende koordinaadid, allikatüübid ja veevoolu hulgad ise ehitisregistrisse ja selle teeb ära siis kas pädev asutus või ehitisregistri vastutav töötleja ja need andmed peaks tulema siis 1. jaanuariks 2024 ka avalikuks. Ja juhul, kui on nüüd varem valminud veevõtukoht ja selle korrashoidu ja katsetamist peaks hakkama läbi viima, siis survestatud veeallikal tuleks see teha hiljemalt 1. märtsiks 2024 ja survestamata veeallikal ning päästetehnikaga survestatava veevõtukohal hiljemalt 1. märtsiks 2023, et vaevu aasta on veel jäänud sinna, kus peaks siis hakkama esimene laine informatsiooni siis saabuma Päästeametile. Juhul, kui on täna midagi, mis juba ringi tehakse, siis peaks see vastama määruses 10 sätestatule. Minu poolt kõik. Tänan.